Ja kui nad suudaks oma moslemid mobiliseerida nagu, ja neegrid nagu Venemaa vastu, siis tuumarelva võiks maha müüa ja raha maha juua, seda ei ole üldse tarvis. Seal siuke, seal on seda, mida prantslastel alati on olnud, sellist kirge, elaani, esprit, siukest Euroopa asja. Mina usun, prantslased võidavad seda, sakslased mitte mingil juhul. Et need oleks... Kuigi sakslastel on see sõjakat ajalugu päris palju, alates selle iidse Rooma riigi kukutamisest. Seda nad ei mäleta enam. Seda nad ei mäleta. Peale seda oli see püha Saksa Rooma riik. Ristisõda olid ju samamoodi Germaani õimude juhtimisel seal. Oli palju oli sükest sõjakat pärandit. Aga need prantslased rullisid alseerlastel kõrvu kaunis äsja, eks ole. Neil on kõik see De Gaulle'i aegne, kõik see tapatalgud on ju meeles veel. Aga miks need alseerlased siis seal... Sakslased, kus nende see patsifism, aga kaks suurt kaotatud sõda, ega see teeb oma... Ja pärast sõda ei olnud midagi, aga prantslastel on võõrleegion, koloniaalsõjad, Maalis said küll kotti, me olime neil abis, ei saanud neegritest jagu, aga tahe müdistada on, kus on sakslaste asumad, kus on nende viimased verevalamised Aafrikas? Muhvigi ei ole, ütlen seal Saksamaa peale, ei, see on tühi koht. Ja siin võtsingi sellise vana ajakirjakaaslase ajapulss aastast 1990, siis siin on sees, et Saksamaa ajaloo lühikursus. Nii. Ja siin on sellised head, et näitab seda, et Saksamaa näol praeguseks on tegemist ikkagi nagu selle täiesti rahumeelse riigiga, et sümbolid aga vastavad, et nad on mingid kõik need insenerid ja siis nad on insenerid ja mingid ehitajad ja mis nad siin kõik on, vaata ise ka, vaata neid sümboleid. Mis need on? Need on haamer, sirkel, siis on seal mingid viljapead, ja mingi tõllakas. Miks see tõllakas vapi peal on? See ei sobi sinna, kõik muu on nagu... Siin on ka, vaata, siin on see hirpi osa, siin on kõik muud asjad on ka, sirkel, haamer. See on nagu ehitusmeistrite ühingu sümboolika. Aga põlle ei ole millegi pärast. See võiks olla nüüd mitte lipu peal, vaid põlle peal. Nii see käib ju tegelikult. Miks lipu peal on pandud? Pangu põll tõmmatu masti, siis on korras. See näitabki seda, et ei ole mitte mingit sõjatahet ei ole, puhas mingi selline patsifism ja mingi rahumeelne. Haamer siiski, Tooril oli ju haamer. Tšikatilol oli ka. Tšikatilol oli haamer. Et väga suured võitlejad on nagu haamriga oma asju nagu ajaloos ajanud. Et see, ega haamer ei ole valesti vapi peal, haamer on õige, aga lihtsalt need inimesed seal ümber nagu ei ole nagu haamri tasemel. Kui me võtame nüüd sedasse, et need sümbolid olid tegelikult see Saksamaa idaosas ju vaata. Ja need olid see, kes nagu, ütleme, kellest tehti nagu sellise rahumeelsed kõik ju need vaata olid, aga praegu on kusjuures asi vastupidi pööranud. Need on ju kõiki sinised ju. Et need on nagu need vastalised, riigi vastased seal siis. Aga kusjuures nad on ka sõjavastased, vaata. On samas, et nende see AFD ja vaata. See AFD on jah muidu tubli, aga see sõjavastasus, see on hale. See on täiesti hale. Ikkagi vaata sama see, ütleme see demilitariseerimisprotsess, et see on kenasti nagu, vilja kandnud seal. Et nendest nagu saaks tublid ehitusmeistrid. Nad on perses omadega, jah. Läbi. Ühesõnaga, ega sakslastel ei olegi mõtet aega kulutada. Ei ole mõtet panustada jah nendele rohkem. Et isegi kui nad sõda alustaksid, nii need jälle kaotaksid, esimese ilmasõja kaotasid, teise kaotavad, kolmanda kaotavad siis kuidagi nagu kõrval osas, ma arvan, mitte pea osas. Ütleme viisakalt, nad jäid teiseks. Jäid teiseks, jah. Aga nüüd jäävad kolmandas maailmasõjas jäävad kolmandaks. Ei lähe enam nii hästi. Aga ikkagi auhinnal see 6 hulgas, mingi väike preemia tuleb.